Selleks, et teha teadlikke otsuseid, on vaja usaldusväärseid andmeid. Kõigepealt tuleb aga vajalikud andmed kokku koguda, näiteks teha küsitlus. Kas oled mõelnud, kes ja mille alusel valitakse küsimustele vastama, ehk kuidas moodustatakse uuringu valim? Toome ühe näite. Statistikaamet korraldab Eestis rahvusvahelist täiskasvanute oskuste uuringut PIAAC. Selle uuringuga hinnatakse elanike teadmisi ja oskusi. Tulemuste teadasaamiseks ei ole vaja küsitleda kõiki täiskasvanuid. Piirduda võib päris väikese hulga inimestega ehk valimiga. PIAAC-i uuringu valimi suurus on 13 000 inimest. Selline hulk vastajaid võimaldab saada keskmised hinnangud kogu täiskasvanud elanikkonna kohta. Vaatame samm-sammult, kuidas need 13 000 inimest uuringusse valitakse. Uuringu sihtrühm on inimesed vanuses 16–65 eluaastat. Eestis on neid ligi 800 000. Jagame need 800 000 inimest soo ja vanuse järgi 10 gruppi. Tekib 5 naiste ja 5 meeste gruppi. Nüüd arvutame iga grupi suuruse proportsioonis elanike arvuga. Seejärel otsustab arvuti süstemaatilise valiku teel, kes neid vanusegruppe esindama hakkavad. Võib juhtuda, et valimisse satud nii sina kui ka sinu sõber. Samas võib minna ka nii, et sinu lähikonnast ei satu valimisse keegi. See on nagu loterii. Ühele õnn naeratab, teisele mitte. Kui saad kutse osaleda täiskasvanute oskuste uuringus, oled üks vähestest, kuid olulistest väljavalitutest. Osale kindlasti. Sinu arvamus on väga tähtis. Selle pealt saab riik teha olulisi otsuseid, et toetada Eesti inimeste hakkamasaamist igapäevaelus ja arendada elukestva õppe võimalusi.